Mis on enim küsitud küsimused sinu õppekava kohta? Sisseastujad, kandidaadid veel ei tea ega ei oska, nende jaoks on kõik uus ja põnev ja seda mööda, kuidas nad õpivad, vaat siis küsimused tekivad. Küsimused, mida lõpetajad küsivad, on näiteks sellised, et mis edasi saab. Et valikuid on palju, sa hakkad järjest nägema, siin läks uks lahti, seal läks uks lahti, et mis nüüd edasi, et kuhu on mõtet minna või kus on veel ruum, et selliseid küsimusi küsitakse küll. Sisulisi küsimusi nendes ainetes, mida mina loen, küsitakse küll umbes, et kas päriselt ka nii tehakse. Kas me ju kirjeldame erinevaid tarkvaraprogramme ja mõnikord juhtub, et me teeme ühte sama asja mitme programmiga ja siis küsitakse, et kuidas päriselt valitakse pigem see tee või teine tee ja ma alati vastan. Tuleb praktika käigus. Esimene teema või fakt, mida räägiksid enda valdkonna kohta võhivöörale? No muidugi kohe tulevad silme ette igasugused laevahukud, mida oleks saanud võib-olla vältida, kui me oleksime tol hetkel juba teinud mingisuguseid teisi valikuid nende laevade puhul. Et see on võib-olla üks selline asi, mis kohe tekib, aga muidugi praegusel hetkel üks selline tehnoloogia, mida ka siin on rakendatud ja arendatud, on autonoomsed laevad. Et see on kindlasti tuleviku sõna ja ütleme selline nagu põnev aspekt merenduse juures. Aga kindlasti ka nüüd siis kõik see energeetika pool, meil on tuuleenergiapargid tulemas, see on kindlasti nagu minu eest ka märksõna. Tavaliselt algab see tutvustus sellest, et ma räägin, et meil on uus õppekava, meil on sinimajanduse valdkond kolledžis ja kohe ma saan esimese küsimuse vastu, mis asi on sinimajandus. Ja siis see tähendabki seda, nüüd olen juba targemaks saanud, et kõigepealt ma pean alustama sellest, et ma räägin ja tutvustan, mis asi on sinimajandus.